Lugupeetud peaminister, austatud ministrid, head kolleegid. Tööandjate Keskliit andis mulle väljakutset pakkuva ülesande pidada inspiratsioonikõne tänasel üritusel. Kuid kuidas sa inspireerid inimesi, kes pakatavad edust ja inspiratsioonist? Seepärast otsustasin oma sõnumile anda hoopis teistsuguse vaatenurga. Täna tähistame siin paljude tublide ettevõtjate edukust ja tublidust, kuid ma usun, et mitte ükski tänastest nominentidest pole siiani tulnud ilma ebaedu tundmata. Eesti ühiskonnas on ettevõtjate väärtus suuresti defineeritud läbi edukuse. Vähe on ühiskonnas mõistmist, et tegelikult on ebaõnnestumine lahutamatu osa ettevõtlusest ja me ei tohiks seda taunida. Ja ma ei räägi siin pankrotiskeemitamistest, vaid ausast ebaõnnestumisest. Tuntud mõtleja Gunnar Aarman on öelnud, et rasked ajad on parimad õpetajad. Me peaks tervitama äris võimalust teha vigu ja nendest õppida. Ka mina olen elus teinud palju vigu ja oi kui palju ma olen 25 ettevõtlusaasta jooksul ebaõnnestunud. Kuid vigadest järelduste tegemine ja nendest õppimine on mind täna siia toonud. Kindlasti pole teie jaoks võõras väide, et ebaõnnestumine õpetab meile rohkem kui õnnestumine. Õnnestumisel ei analüüsi me pikalt, et kuidas see küll juhtus või millised oleksid võinud olla alternatiivsed tegutsemise suunad. Küll aga teeme seda ebaõnnestumisel. Julgen üldistada, et enamikel ettevõtjatel istub kuklas hirmutunne äriga ebaõnnestuda. See hirm on kas suurem või väiksem, aga ta on olemas. Pannes maha turvalise töökoha, on kõige suuremaks mureks, kas õnnestun või kaotan ettevõttesse paigutatud säästud. Oma panuse hirmupisikusse annab ka tänapäeva sotsiaalmeedia, kus elame ilusate ja edukate illusioonimaailmas. Ettevõtte turundus käib läbi isikliku tutvusringkonna alates algkooli klassijuhatajast või lapsepõlve sõbrast kuni naabrimeheni välja. Kes tahaks küll selles maailmas kaotajaks jääda? Kutsun ettevõtjaid üles rääkima avatumalt oma elu õppetundidest. Sest kui palju on meie hulgas neid, kes arvavad, et kõik ümberringi õnnestuvad ja nutikad ja ainult mina ei suuda õnnestuda. Minu sõnum täna teile oleks, te ei ole üksi. Enamike edulugude taga on palju ebaõnnestumisi. Teen otsa lahti tunnistades, et enne esimese ettevõtte loomist üritasin vähemalt 10 korral äriga alustada, kuid ebaedukalt. Ja kogen veel tänasel päevalgi hulgaliselt valesid otsuseid, mille loodan õppetunniks pöörata. 30 aastat tagasi olin valiku ees, kas minna sõpradega pidutsema või valmistuda järgmise päeva tööintervjuuks. Valik pidutseda päädis autovari ja eluga ratastoolis. Kõik väljavaated eluks olid läbi lõigatud, võimalused veel õnnestuda olid nullilähedased. Kuid tol ajal ma ei mõistnud, et sellest tuli minu elu suurim ja väärtuslikem õppetund. Milline on sinu lugu?